Seekordses osas vaatame tagasi 7. kuni 9. vooruni ja keskendume enim kõneainet pakkunud olukordadele. Nägime punaseid kaarte, nägime ka penalteid ja väravaid, kus küll kõneainet pakkus rohkem ründajate poolne eelnev tegevus. Võrdleme karistusala olukordi, rikkumine versus simuleerimine ning lõpetuseks võrdleme 2 karistusala olukorda, kus peamiseks teemaks kas toimus selge rikkumine või oli tegemist ausa palli pärast võitlusega. Alustame otsese punase kaardi temaatikaga ning võrdleme 3 olukorda, kus ühes nägime ka punase kaardi tõstmist, kas oleks pidanud ka teistes. Levadia ja Flora kohtumise 61. minutil sattusid võitlusesse Flora poolkaitsja Marko Luka ja Levadia kaitsja Michael Schöning-Larsen. Kerge rüselemise järel jäid mõlemad mehed pikali maha, kuid Luka tegi vastase suunas jalaliigutuse, mida kohtunikud hindasid punase kaardi vääriliseks. Flora karistus lööb vasakult äärelt, mis mängitakse pika sööduga vastaste karistusala tagumisse osasse, kus on palju vaba ruumi. Vaba tsoon tekib aga sinna läbi selge rikkumise, kus üks Flora mängijatest läheneb Levadia kaitsjale ja hoiab ta 2 käega ümbert kinni ega lase viimasel enda positsioonile liikuda. Mängijate vahel tekib rüselus, kus mõlemad kukuvad. Kiiremini saab ennast püsti Levadia kaitsja, kes peale paari sammu murule langeb ja põhjuseks vastas mängija poolne tahtlik jalalöök. Kuna kohtuniku fookus on mängijatele, kes värava lähistel, siis jääb talle intsidendi esimene pool märkamata. Küll aga näeb ta jätku olukorda ehk ründaja jalaliigutust kaitse suunas ning otsuseks punane kaart vägivaldse käitumise eest. Samal arvamusel on ka videokohtunik, kes kinnitab küllalt kiiresti kohtuniku otsuse. Mängujärgselt tähelepanu pälvinud detail, nagu Levadia kaitse takerdunuks vastasmängija putsa paeltesse, võis isegi suure tõenäosusega toimuda ning see alandab kindlasti jõhkruse määra, kuid hilisem jalaliigutus ei väljenda reaktsioonis jala ära tõmbamist, vaid vastupidi. Seega korrektne otsus kohtunikult väljakul ning samamoodi videokohtuniku toetus kohtuniku otsusele. Flora ja Harju mängus käisid juba lisaminutid, kui palli pärast läksid võitlusesse florakas Nikita Kalmõkov ja Harju kapten Andres Järve. Kalmõkov tabas kõrgel hüppel Järvet jalaga rindu, kuid pääses isegi kollasest kaardist, rääkimata eemaldamisest. Flora kaitsja läheb õhust lendavat palli kõrge jalaga mängima, hoides pilku kogu aeg pallil. Ta jõuabki pallile esimesena, kuid sellele järgneb tugev kontakt kõverdatud jalaga vastasmängija rindu. Kohtuniku hinnangul siiski vaid karistuslöögi vääriliselt ilma distsiplinaarkaristuse vajaduseta. Kuna kontakt on kõrge ning jalga kasutades, alustab videokohtunik koheselt olukorra kontrolli, kuna sellistel hetkedel on alati võimalus tõsiseks veaks. Siiski piirdub videokohtunik olukorras ainult kontrolliga ja seda ka korrektselt. Arvestades, et kaitsja mängis esmalt palli, seejärel tõmbas jala tagasi ning kõverdas selle põlvest eesmärgiga vähendada järgneval kokkupõrgel ohtu vastasele, siis need on leevendavad asjaolud ja olukorda saab hinnata veel hoolimatuks ehk kollase kaardi vääriliseks. Kuna tegu ei olnud selgelt punase kaardi vääriline, siis korrektne VAR-protokollile vastav kinnitus ka VAR-ruumist, kontroll lõpetatud. Levadia ja Flora kohtumise lõpu eel püüdis Flora minna rünnakule, ent selle peatas keskväljal Levadia kaitsja Brent Lepistu. Florakad nõudsid Lepistule häälekalt käepuudet, kohtunik lasi aga mängul jätkuda. Flora püstsööt keskväljal läbi jooksul olevale ründajale. Söödu takistamiseks teeb kaitsja pika väljaaste ning ka selge pallisuunalise käeliigutuse. Kuna kohtunikule jääb olukord kaitsja keha varju, siis jääb talle kahjuks selge käega mängu rikkumine ka nägemata. Kuna tegemist ei ole pelgalt fikseerimata käega mängu rikkumisega keskväljal, vaid õhus on võimalik ilmne värava saavutamise rikkumine, siis alustavad videokohtunikud ka koheselt võimaliku punase kaardi kontrolli. Kontroll on aga kiire ning korrektne. Olukord ei saa olla punase kaardi vääriline, kuna teine Levadia kaitsja, kes asetseb keskringis, omaks selget võimalust olukorda sekkuda juhul, kui käega mängu rikkumist ei toimunuks. Järgnevaks 2 ründajapoolset lükket-tõuget, mis eraldiseisvana ei ole midagi märkimisväärset, kuid arvestades konteksti määrava tähtsusega. Harju ja Paide kohtumist oli mängitud 10 minutit, kui Harju kapten Andres Järve üritas otsajoone juures palli puhtaks lüüa. Hetk enne seda tõukas teda kergelt selga Paide poolkaitsja Henrik Ojamaa ja pall tabas Järve kätt. Harju mängija, vältimaks nurgalööki, üritab õhus olevat palli üle pea klaarida.
Seda tehes lööb ta palli endale vastu kätt, mis palliga kokkupuute hetkel on selgelt üle pea tõstetud. Kohtunik olukorras rikkumist ei tuvasta ning määrab nurgalöögi. Videokohtunik, kes on just lõpetanud eelneva võimaliku käega mängu rikkumise kontrolli, leiab kõnealuse momendi küll kiiresti üles, kuid kontrollib seda ainult aeglustatud versioonis. VAR tuvastab küll selge käega mängu rikkumise, aga aeglustuse tõttu jääb arvestamata ründaja tegevuse mõju eelnevas olukorras. Samade aeglustatud kaadritega suudab ta veenda ka väljaku kohtuniku penalti määrama. Ametliku hinnanguna ei saa aga penalti otsust toetada. Jah, toimub käega mängu rikkumine, kuna mängija lööb palli ise endale vastu kätt, mis on õlapiirist selgelt kõrgemal, aga selle olukorra tingis ründaja lükke kaitsjale selga, mis aga tavakiirusel vaadates kaitsja koordinatsioonile selget mõju avaldas. Korrektne lahendus olnuks kutsuda küll kohtunik ekraani juurde, näitamaks selget penaltit, kuid seejärel näidata ründaja tegevuse selget mõju kaitsjale ning taasalustada mängu karistuslöögiga Harju kasuks. Harju ja Tammeka kohtumise 24. minutil sai Harju ründaja Karel Eerme keskväljal palli, liikus sellega karistusalasse ja leidis Danil Rudenko, kes lõi värava. Videokohtunik asus aga kontrollima Eerme ja Tammeka kaitsja Lauritz Õunpuu eelnenud kontakti keskväljal. Harju pikk püstsööt, mida Tammeka mängija enda poolelt peaga mängima asub. Sel hetkel läheneb talle aga Harju ründaja, kelle pilk on ainult kaitse tegevusele suunatud ning ebaausat käega lüket kasutades viib ta kaitse tasakaalust välja ega lase viimasel peaga palli mängida. Kohtunik olukorras viga ei tuvasta ning rünnak lõpeb Harju väravaga. Videokohtunik tuvastab seevastu kiiresti rikkumise ning näidates olukorda kohtunikule teise nurga alt, kus ründaja kavatsus ja mõju selgelt näha, nõustub kohtunik kiiresti rikkumise olemasolus. Nüüd 2 karistusala olukorra võrdlus 9. vooru kohtumisest Vaprus Trans. Pärnu Vapruse ja Narva Transi mängu teise poole alguses murdis Transi karistusalasse Henri Välja, kes seal pärast kontakti kaitsja Šalva Burjanatsega kukkus. Kohtunik määras Vapruse kasuks penalti ja näitas Burjanatsele ilmselge värava võimaluse ärahoidmise eest otse punast kaarti. Vaprus mängib lühikeste seinasöötudega ennast Transi karistusalasse, kus ründaja on pääsemas väikese nurga all väravavahiga 1-1. Ründajale läheneb selja tagant Transi kaitsja, kes kohtuniku hinnangul vastast selga tõukab ning tulemuseks penalti ja punane kaart põhjusega selgalüke ilmse värava saavutamise olukorras ilma ürituseta palli mängida ega sellepärast võidelda. Videokohtunik tuvastab käekontakti selga, hindab selle küll pehmemapoolseks, kuid siiski faktina olemasolevaks ning jätab väljakul tehtud otsused jõusse. Tegu on siiski eksimusega. Kaitse jõuab ründaja kõrvale, ei tee hilinenud väljaastet jalaga ründaja liikumist trajektoorile, mis viimase kukutaks, ei jookse selja tagant otsa, ei lükka vastast käega selga. Mängijate vahel on küll kontakt, aga see on ründaja külge, kus kaitsja ei tee midagi määruste vastast. Nõutud otsuseks olnuks penalti ja punase kaardi tühistamine ning arvestades kontakti olemasolu teatraalsuse puudumist, siis optimaalsem oleks ehk olnud mitte näha ründaja tegevusest simuleerimist, kuigi valeks sellist otsust pidada ei saaks. Sama Vapruse ja Transi kohtumise 80. minutil oli sama värava all sarnane olukord. Seekord kukkus võitlusest Mõtro Bondariga Vapruse poolkaitsja Mattias Villata, ent nüüd näitas peakohtunik Villatale sukeldumise eest kollast kaarti. Et see oli Pärnu mehele mängus juba teine hoiatus, tuli temalgi platsilt lahkuda. Seevastu sama mängu 80. minutil on kohtuniku hinnang simuleerimisele igati korrektne. Vapruse ründaja on vastaste karistusalas liikumas kaitsega külje kõrval ning aimates, et pall on minemas üle otsajoone, jätab ründaja jalad paigale ning viskub vea lootuses ja ootuses murule. Tegu on selge soov penaltit välja meelitada ning otsus karistada tegu kollase kaardiga ainuõige lahendus. See, et see on mängijale teiseks kollaseks kaardiks, siis sellega arvestamine on mängija kohustus. Lõpetuseks 2 kõneainet pakkunud karistusala olukorda, mis siiski õiglaselt ja korrektselt määratud sai, olgugi et 1 varrabiga. Harju ja Paide kohtumises tiksusid lisaminutid, kui palli üritas karistusalast minema lüüa Harju kaitsja Kaspar Laur. Ent tabas selle käigus küünatukiga vastu pead Paidekat Milan Delevitši. Peakohtunik lasi esmalt mängul jätkuda, aga videokohtunik kutsus ta ekraani juurde, et hinnata võimalikku penaltit. Langev kaarpall Harju karistusalas, mille lähenemist Paide mängija koha peal seistes ootamas on. Palli lähenedes
valmistub ründaja palli peaga mängima, kuid teda tabab peapiirkonda tema suunas liikuva kaitsja kehast eemal asetsev käsi. Kui kohtunik esmalt rikkumist ei tuvasta, siis teeb seda videokohtunik. Olgugi, et me ei näe kaitsja käes liikumist, siis kaitsja on ise liikumises ning kehast eemal olev käsi tekitab lubamatu kontakti ründaja peapiirkonda. Korrektne VAR sekkumine penalti määramiseks ja rikkuja karistamiseks kollase kaardiga hoolimatu vea eest. Pärnu Vapruse ja Tallinna Kalevi mängu 26. minutil läksid karistusalas palli pärast võitlusesse Vapruse kaitsja Marko Lipp ja Kalevi ründaja Romet Nigula. Kukkusid mõlemad, peakohtunik nägi Lipu tegutsemises penalti väärilist viga. Kalevi ründaja on saanud läbisöödu ja liikumas palliga Vapruse karistusalasse. Takistamaks ründaja palliga edasiminekut, teeb kaitsja palli suunalise väljaaste üritusega see ründajast ära mängida, kuid jääb tegevusega hiljaks ning palli mängib endale ette hoopis ründaja. Olgugi, et tegevusega kaasnes külg-külje kontakt, siis esmane kaitsja üritus oli hilinenud pallisuunaline väljaaste, mis jäi ründaja teekonda tõkestama. Seega toimus ka veavääriline vastase kukutamine koos õiglase penalti määramisega kohtunikult. Et olukord ei oleks rikkumine, siis pidanuks kaitsja kas palli mängima või väljaastet tehes pidanuks jääma pall kaitsja kontrolli alla. Kuna tegu oli ilmse värava saavutamise peatamisega enda karistusalas läbi üritusega palli mängida, siis alaneb distsiplinaarkaristus määra võrra ehk antud juhul muutub punane kollaseks.